tere kõigile, kes tunnevad ära selle mäe ja selle ürgkoru, siis me oleme jõudnud oma seiklustega Viljandimaale Karksi-Nuiasse. Ja põhjus on siin, me saime teada, et Karksi-Nuias on kohalikud atleedid, on seda Karksi-Nuia välijõusaali taevani kiitnud. Ma vaatan peale ja ma ütlen teile ausalt, et mulle tundub, et pigem on tegemist sellise saaliga, kus ka naisterahvad ennast väga mugavalt võivad tunda. Ja kohe esimene asi, mis mulle silma hakkas, oli see kodarad logisevad. Siin kodarad logisevad, aga see võib olla petlik, selline suitsukate, et tegelikult võib olla väga hea saaliga, aga ma lihtsalt võimalik, et sattusin vale masina ots. Siin kodarad ei logise, aga vaat see jalg läheb nagu lihtsalt, siin ei ole mingit pinget taga. Ta lihtsalt jookseb see jalg. Et venituse koha pealt ja miks mitte iseenesest, aga parem on ikkagi jalgrattaga endale muretseda, et esimene selline emotsioon on pigem tagasihoidlik. Siin on jõhkrad pildid, et kõik tuhara, lihased, säär ja mis sul siin kõik nagu tööle hakkab, aga löö või maha ei hakanud tööle, ei hakanud tööle, aga vaatame, sõbrad. Tipp-tapp on siin selle asja nimi, juhised, kõik asjad on olemas ja mulle meeldivad alati need pildid, et kui on mingisuguse masina tutvustus, siis siin on tohutult on näha anatoomiliselt, kui palju biitseps, õlg, reied, tagaosa, tuhara osa, kõik hakkab tööle. Ja ma võin öelda, et vasak selline jala liikumine on kuidagi selline katkendlik, et ka siin ma tegelikult nagu ei tundnud mingisugust sellist suurt edulugu, aga võib-olla ma olen lihtsalt vahepeal nõrgaks jäänud või just vastupidi liiga tugevaks saanud. Näed, selline sang on praegu hetkel selline võimalus, kus sa saad ennast venitada, võib-olla näed isegi niimoodi. Ja vot siin on selg, on töös, väga hea venitus ja midagi siin selle venituse osad, venitused on alati head. Nii, vaatame edasi. Selline asi. Töö käib. Praegu ma nüüd siis teen seda tallamist, reis töötab rei tagaosa, tuhar osa, katsud selle kuhu. Et tangiga tulime mööda seda Viljandimaalt, me tulime Abja Paluojast. Tegelikult seal Viljandi ja Abja Paluoja vahel ja seal oli sellised väikesed kohakesi, kus me sõitsime läbi. Ja me arutasime omavahel, et kas siin võiks olla välijõusaal kuskil mingi keskuses, kogukonna keskuses. Et kui sina nüüd, kes sa vaatad seda Visade vendade saadet praegu, mida me siin teeme ja sa oled näiteks Viljandimaal, siis sa võid meile nagu kirjutada, et kommentaariumisse, et kuuled, et aga sealt läksite mööda, seal on ka tegelikult äge välijõusaal ja kui me uuesti satume Viljandimaale, siis me jällegi teeme vigade parandusse. Et täpselt samamoodi eilegi me näiteks Tartu lähedal Ülenurme ja kus me seal Tõrvandi ja käisime seal välijõusaalides ja pärast tank avastas, et seal on veel tegelikult mitu välijõusaali, mis jäid meil tähelepanuta. Kuule, aga siin, vot sellist masinat ei ole me näinud. Miinus on see, et ma tahaks tegelikult käsi sügavamale ette venitusse panna. Et iseenesest töö käib ülakehale, aga tahaks natukene enamat, tahaks rohkem venitust. Ja ka põhimõtteliselt sa töötad suht oma keha raskusega, sujuva liigutusega, et ma ei tea, kui sa seda nagu tegema hakkad, siis võib-olla 30-40 korda, et ja iseenesest siiani nendest masinatest, mis me siin proovinud oleme, võib-olla see kõige parem. Vaatame edasi. See on siis ilmselt jalgadele. Kükid on üldiselt kogu aeg head. Jalg töötab ilusti ja ma arvan, et sa mingisugune 40-50 korda teed jalalihas tänab sind, ütleb, et peremees või perenaine, et
sa oled vinge vana ja sinuga me veel läheme koos randa. Et väga hea. Selline, ütleme nii, et suurt koormust ei ole, aga ajab asja ära. No nii, et tipp-tapp on selline, selliseid, seda nimetust tipp-tapp.ee, seda me ei ole nagu näinud. Ja siin ma pean nüüd nagu tunnistama, et ta nagu kuidagi nagu ühele poole, et teisele pool on nagu selline pidur ees, et võiks ju eeldada, et ta mõlemale poole, ta näitab siin, et kõhutsentrum, põiklihas ja ka alaselg. Midagi nagu toimub, aga jällegi, et me oleme juba muutunud nagu selliseks nõudlikumaks, et erinevates välijõusaalides on need pingid olnud nagu paremas töökorras ja sügavamale läinud, et mõlemale poole vabalt saanud lõputult kaugele liikuda. Rööbaspuu, siin on muidugi ka jällegi pilt juures, sa võid siin teha tavalisi sügavaid kätekõverdusi. Siin on ka märgitud, et kõhulihas töötab, sul rinnalihas töötab, õlad töötavad, alaselg töötab ja ma ei hakka siin nagu midagi vaidlustama, nii see täpselt on. Ja loomulikult siis vana hea klassikaline rööbaspuu. Lähed alla ja üles, alla ja üles. Ma ei tea, see masin natuke kõigub, aga iseenesest saab töö ära teha triitsepsile, rinnale. Väga hea, iseenesest täitsa selline korralik. Nii, siin on veel jäänud 2 masinat, üks on siis rind ja teine on selg. Seda masinat vaatan, ta on siin osaliselt sammaldunud, siis ma pean kurbusega ütlema, et tõenäoliselt need masinaid väga palju ei kasutata. Jalad ette. Aga ma saan ka aru sellest põhjusest, miks seda ei kasutata. Teate, miks seda ei kasutata? Sest see surumine reaalselt, mida sa teed, on üsna kehakaalu kaal. Et kui ma seal olen mingisugune 85 praegu, siis 85 ma reaalselt surungi. Kitsalt sama. Et triitsepsile töötab, küünarnukid hoiad keha lähedal, rinnale on küll ja siis tahad nagu ettepoole minna, siis ega ilma selja toeta seda ära ei surugi. Miinus on jällegi see, et ta võiks natuke sügavamale minna, aga siia võid selja toele panna natuke raskust juurde. Kuigi see on üks raskemaid harjutusi, kus sa oma keha raskust kasutad, üks raskemaid pinke. Nii, vaatame järgmisena. Siin nüüd näitab siis, siin ta näitab käsi. See on ikkagi selg. Selg, aga suur miinus on see, et sa ei saa lõpuni välja vedada. Et tegelikult tahaks veel kõrgemale venituse teha, et seljalihas töötab, aga väga sellist suurt pingutust ei ole. Ja siin on veel 2 pinki. Siin on veel 2 pinki ja me saame vaadata need ka üle. Teeme esmalt selle ja no ja see on ka, juhised, istuge istmele ja asetage jalad kindlalt pedaalidele, seejärel suruge jalad sirgeks ja kallutage keha taha. No jah, võib-olla kui ma taha vean keha, siis nagu selles asendis töötavad lihased rohkem. Et me oleme neid masinad näinud ja vaat see, ütleme, tehnika pool, et niimoodi lõpetad, siis võib-olla tõesti ma tunnen alaselga rohkem, tunnen seda kogu keha ja paljude lihaste venitust. No näed, saime jälle natuke targemaks, et kui me näeme teine kord, ma olen muidu need masinad kõik maha teinud, aga seda lõppsirutust, sirgeks sirutust, seda ma ei ole teinud. Nii et näed, inimene õpib kogu aeg. Ja tuleb järgmisena märgitud selg. Siin onu tiktak. Kellasepp-meister, kes kõneleb? Me tulime siia poole tangiga arutasime, et see onu tiktaki äri on õitsend, et igas saalis peaaegu on nagu see masin. Et lõuatõmbekangi siin ei ole, aga võt onu tiktaki võid nagu teha usinasti.
et ma ei tea, ma ütlen ausalt, ma arvan niimoodi, et seal keegi neid onu TikTok'e on tootnud usinasti ja siis on avastanud, et keegi ei taha neid onu TikTok'e. Ja siis firmad, need, kes neid onu TikTok'e toodavad, need on leidnud mingi ägeda müügimehe ja see on siis helistanud kohalike omavalitsuse vendadele. Kus te jõusaalimehed ka olete? Ei ole jõusaalimehed. Kui aga meil on teile väga hea, et tuleb välja jõusaal nagunii, et raha on eraldanud. Aga meil on väga äge hariduse TikTok, et seda kõik eestlased teevad. Meil on nagu mingi 200 masinat, meil on üle Eesti, kõik saalid on täis. Aga kas seal saalis ka? Jaa, seal maakonnas on need ka hästi palju. Siis me kindlasti võtame. Ja siis see õnnetu, kui jõusaali vend tuleb nagu päriselt. Et mõnede masinate puhul on tunda sellist rahahõngu. Et on mingid asjad tellitud, mingi esindaja, kes ise väga jõusaaliga võib-olla ei olegi nii aktiivselt ei tegele, tal on need masinad antud, aga ta on hea müügimees ja siis ta müüb neid mingitele omavalitsuse, mingitele asjapulkadele, kes ei tea jõusaalist üldse mitte midagi. Ja siis me olemegi siin onu TikToki keskel möllame. Et mis ma võin kokkuvõtteks öelda? Päris ausalt, sõbrad, pettumus. Päris ausalt, mul on pettumus, et tegelikult ma siit peale rööbas puude, siin oli isegi lõuatõmbekangi, et siin ei ole nagu ühtegi sellist rinnase surumise, see oli ka, aga sisuliselt rind ja triitseps on sama, aga kõikidele teistele lihastele, see oli üllatus, et ma lükkan ennast sirgeks, et aga kõik muu, no ei ole midagi, me tulime siia nagu lootuses, et nendel on ju internetis ka, et umbes, et Karksi-Nuia jõusaali linnak on ju jõulinnak. Üks tõesti tegelikult nüanss, võib-olla me oleme vales kohas, võib-olla on kuskil Omnitsimi mingid masinad kuskil teises Karksi-Nuia otsas, et kes kõik te seda saadet vaatate, on ju, visad vennad teevad selliseid ägedaid saateid, et kui sa tead, et Karksi-Nuias või siin läheduses Abjapaluas me juba käisime, et Abjapalus väga kõvad asjad, et aga eeldad, et umbes samaväärset asja võiks ka siin olla. Mingi vend on seal rannast täitsa paljalt, aga ära hakka ilmima, et vaatad, jääd korra ujula poole, vaat mingi palja tagumikuga vend, et muidugi oleks äge sellist särtsu ja pärtsu pärast vend kaebab meid kohtusse. Et ma vaatan ringi silmadega, mingi paljas tagumik on seal. Igal juhul, sõbrad, visad vennad, jälgi, kommenteeri, I like likes, et likeid on niimoodi, et ilma nendeta meie elu on lihtsalt tühi. See laiku saan, mul on niimoodi, et ja tangiga koos mõnuleme see. Jälgime tegemisi, olge tublid, liiguge ja järgmise kohtumiseni.